Ohohoo, no nii, head Betvangi-sõbrad. Oleme jõudnud siis otsustava mänguni. Pikk päev on selja taga olnud. Loodame, et ma ei lähe seda pilti sinna tegema. Ma teen videot, ma olen nii arenenud värk siin. Meil on siin, me ei tee lihtsalt pilte, me teeme Ungari ja Eesti pilte. Need Eesti poisid seisavad nagu orelipileed, vaata seal reas ilusti. Pikkuse järjekorras, väga ilus oli kohe vaadata ka. Loodame, et selle emotsiooni pealt on hea edasi minna. Ja võtame selle teemet, selle võidu siit nüüd ära. Da jäi puudus, mõtled. Juris arvas, et kurat, et ta hoopis nende mängu filmida tead, aga no ma ei tea. Võib-olla tõesti, aga võib-olla ei kunagi teine kord. Et mis meil siis on seis praegu? Ega päris täpselt mul ei ole õrna aimugi veel kord, kuidas meil need kuradi punktid siin jaguvad ja miks nad 5. palatsi peal viskavad. Aga okei. Nii, ei anna ära. Vastupidi. Õige. Ja Karla on eelviimane mees, kes alla annab. Nii et, jah. Vaat nii. Siin see emotsioon üleval. On jah? No vaat nii. Igatahes on, mis on. Otsustav mäng nüüd hakkab. Esiteks vaatame, kuidas see mäng sinna arenema hakkab. Siin on meil kindlasti vaja asetust paika saada. Me ei saa selliste asetustega tillerdada. Et siin on vaja asetusele oma juurde panda. See on nagu fakt. Et mulle tundus, kui ma nüüd õieti vaatasin, me oleme vist äkki hetkel olime 13. või olime 12. Et noh, ma ei teagi, ennest näiteks peale Walesi võitu kukkusime 2 kohta tagasi poole hoopis, et kuidas see siin täna nüüd päeva lõpuks läheb. Aga mis me siin sellest, mis me nii kaugele edasi arendame siin mõttemaailma, mõttemänge. Hakkame ka otsast peale. Vile anti 115 minutit pluss 2 nadi ja siis on kõik selge. Nii, selle asetusega me peame hakkama saama kohe ja kardinaalselt. Come on, Karla! Pikk mäng. Kindlasti üle 9 meetri. Hästi veereb. Siin ei ole seda lahtist nii palju. Selle väljaku peal me polegi vist mänginud veel. Okei, jõudis ikka enam-vähem. Algul tundus, et hakkab kohe ära surema jälle. Aga tuli päris okei. Ausalt öeldes, ega ei ole lihtne endalgi olla siin nii vaimselt kui ka füüsiliselt neid mänge siin jälgida ja mõne sõna kommenteerida päev otsa jala peal. Et see ei ole lihtne asi. Aga ei kurda väga. Mis sa ikka kurdad? Ise ma siia tulin. Ja võib-olla need mängude tulemused võib-olla ja esitused, võib-olla sooritused ei ole. Eks mängijad ise ka võib-olla ei ole päris, kindlasti ei ole rahul. Aga tänane seis meil hetkel on selline, et proovime siis sellest seisust välja võtta nii palju, kui meil siit veel tuleb. Viimane pingutus, viimane mäng. No see ei tule üldse. See ei tule nagu üldse. See ei tulnud nagu üldse. Ja siin on natuke kallak ka, vaata vasakule siit kaamerast vaatama. Robin tuli ka vaatama. No Robin, noh. Vaata. Ja imesta. No ja see ei tule ka.
Või tuli või? Ei tulnud ikka või? Ei tulnud ikka. Tuli või? Tuli või? Oh, sa mait küll. Mina mõtlesin ju, et ei tulnud. Tegelikult hoopis tuli. Nüüd oleks hea, nüüd vahet ei ole. Selle paari peale, kas enda kuuli peale või vastase kuuli peale ja lühik on jama. Ta peab kohale jõudma igatahes. Midagi ära puutub on hea. Jõua kohale! Lühik on jama! Jaa. Just, ehk siis Moens TV teeb seekord tänane viimane mäng. Ja see vist oli selle aasta oli ka Moens TV viimane välislähetus. Uuel aastal uue hooga. Ei, ta on lühikene. Ta on lühikene. Suund ei oleks olnud paha, aga ta oli lühikene. No aga vastastel on 2 kuuli käes veel. No seal pole palju vaja. Karla kuuli natuke ära puutub, väike musi ja ongi kohe peal. No ei tule. No ta ei tule. Ohkama võtab. Mängijad on ise ka tõenäoliselt nõutud, et kuidas siis nüüd ei tule. Kuidas ta ikkagi nagu ei tule üldse. Aga pikk maa ka ja siin ta tõstis nüüd ja ta nagu edasi ei jäänud üldse hoogu. No nüüd küll tead. Läbi 2 kuuli, nüüd lükkas Karla kuuli esimeseks. Okei. Vaheline ringis. Continue. Okei. Ei ole paha seis. Lüüa vastane pigem ei saa. Et ta peab minema asetama. Kuulid on tasa. Vastaste lööjal 2 kuuli käes. Ja meie lööjal 2 kuuli käes. Aga meil on 1 punkt peal. Jällegi järjekordselt kahju sellistest voorudest, kui tundub, et ruumi on ja vastane eksib. Ja siis tuleb ka meil ebaõnnestunud visked välja, et ei suuda seda ära kasutada, kui on nagu võimalik võtta. Aga okei. Vaheline ringis. Noh, ei puudu snadi ikka ju. No vaata, selline see petank on, ta oleks nagu 2 meetrit läks nagu üle. Samas meie kuulid jäävad pigem lühikeseks. Ja nendel jäi ka lühikeseks muidugi, jah, vajusid ära, et Kas ta tõesti on nii keeruline see väljaks siis või? No viimase kuuliga, okei. Aga nüüd on vähemalt selge pilt, mis Marks tegema peab. No see snadi on, kas ta üle 10 siis nüüd ei ole, siis ta on, ma arvan, siis snadi kaugus on, ütleme, mingi 9,68,5 ma arvan on see snadi kaugust, ehk siis see kuul on 9,72. Nii, väga pikk maa, aga vahet ei ole. Kui suuna õigeks saaks. Bueno. Töö tegi igal juhul ära ka. Pane sisse veel üks, jah?
Come on! Sellist lööki oli väga hädavajalik meil praegu, et see punkt maha saada. Vaatame, kas läheb selle paari peale mängib. Need paar on mõlemad meie omad. Üks nendest on punkt. Ja see tagumine siinpoolne kuul on vastaste kuul, mis on teine praegu. Üteldi, et kõrval, või tähendab, et Ungari mängija ütles, et pole, et jälgigi kella. Aga nii kaua, kui kohtunik midagi ütlema ei tule, siis... Ei puudu! Mayday, 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 üks. Õnneks üks jäi, üks oli, üks jäi. Kuidas ta Snadi nüüd siis... Kuidas ta nüüd siis sinna läks? Ohohoo. Saime minekit. No nüüd on küll lühike mäng. 2, 4, 5, 6. 6 ja pool. Kohtunik tuli ka siia poole nüüd. Ilmselt vist nendele üteldi, et tulge vaadake. Okei. Come on, Carlo. No ei saa käest, mis siin tajavad. Ungarlane ei ole üldse rahul, et neil aeg läheb nii kaua. Ja ma arvan, siit ta meile kunagi kollasega ära annab see kohtunik. Veel üks. Nii, pani. Seda mind ei lööma, see on löögi kõlmalik. Ungari vahetusmängija läks kaebas kohe kohtunikul ära, et siin meil läheb aega asetustega. Ja Ungari lööja eksis praegu. Ja Ungaril läheb veel kord lööma. Ja teinekord sai pihta, aga kõik kuulid õue, et peavad ise asetama minema. No tegi päris hea asetuse. Ikka väga hea asetuse. Snadi taha. Seda peaks tööma minema. Siin kaevati vastastele, et ajaga läheb. Come on, tule pea. Seis on 1-0 Eesti juhib. Vabandust. Kena löök. Tšekk.
no ma küsin siin, kui juba ma seda teksti siin näed, väga huvitav oleks teada saada Erki ja Pille, et kuidas teil täna see päev lõppes või ei ole veel lõppenud? Mitmendas kas on kaalad on ligimaad, et medaleid ja süled on karikaid täis või? Jaa, tegi veel kord hea asetus, aga esimeseks tuli, natuke pikaks läks, aga esimene on. See on nüüd tagakuul rohkem, et sinna võiks isegi asetada. Aga lähme ikka lööma. Come on. Hästi. All good. Vastastel on lööjal kuulid otsas. Vastastel on asetajal kuulid otsas. Kõik Eesti tiimid on edasi. Ikkagi teil mängud käivad veel, väga tublid. Kõik Eesti tiimid on väga tublid. Väga tublid. Ja näed. Ei olnudki väga keeruline koht, kuhu asetada. Nüüd oleks vaja õnnestumist, sest vastastel on veel üks kuul käes. Meil on 3 kuuli käes. Come on nüüd. Ei ole. Natuke mööda. Peab veel lööma. Oh, sa pagan küll, no. Tegi musi ainult ju. Niimoodi. Karlal on 1 kuul ja vastaste keskmängijal on ka 1 kuul käes. Ja lähme lööma. Sellepärast, et meil on 2. ja 3. Isegi kui nüüd snadi läheks, siis see parempoolne tagamine ja see läik on Marksi kuul. Come on nüüd, noh. Jällegi meil oli nii palju ülekuule ja oleks võimalik ju kasutada ära, aga need ei tule jällegi seda vajalikul hetkel. Aga nüüd tuleb küll! Kena löök. Meil on 2 punkti peal seda de facto. Aga noh, vaatame, kas ta sellest ühest saab jagu või ei saa. Ei saa. Ikka paneb esimeseks. Jäi esimeseks, jah. Ei läinud vist üle. Või läks üle. Või läinud üle. Või läks üle. Või läinud üle. Ei läinud. Või läks. Läks üle. Või läinud. Kumb siis? Mõõdame. Siit isegi võiks arvata, et isegi et ei läinud pikaks. Aga ikkagi mõõdu kõlbulik ja tundub, et isegi Karla näides jalaga osundas küll meie kuuli peale. Perko arvab, et ei ole. All good. Hea asetus, Marks. Marksil ilus retro asetus jäigi punktiks. Saime punkti juurde, seis on 2-0. Otsusta ära, kes see otsustab? Ma ei pani jälginud, millest siin räägitud. Ei no mina jälgin seda, kus ma pean teadma, need, kes nende kuradi instrumentide juures on aparaatide juures, nemad peavad ise ära otsustama. Minu siit kaugemalt taamalt on keeruline otsustada ka. Aga seis on 2-0. Come on, Karla, ligidal kohe. Küll on tähtis see esimene ise, nagu me kõik väga hästi teame. Ja siis peale seda on kohe see teine vise väga tähtis ja siis pärast seda jällegi on see 3. vise veel tähtsam, et nii ta on. No tuleb ikka ju ka! Bueno! No nii!
täpselt kuuli kõrvale maandus niimoodi, et idekas kaugus, aga täpselt kuuli kõrvale. Kuuli jagu vasakule ja see oleks on karu. Aga meie õnneks mööda. Ja see jäi teiselt poolt läks mööda, jäi lühikeseks. Okei. Loodame, et murrame ükskord ära selle, kui meil on üle kuulid, et kas me saame ükskord kurat siis rohkem punkti või ei saanud. Tihtilugu ei ole saanud, aga me peame saama. Ja mis on huvitav, kõik need mängud enamus sealt, kui on meil 7 punkti koos, siis me juhime. Ja siis ühelt maalt vaatame tabloosse ja seis on 10-7 A-la. Ma teen väga utreeritud näide oli praegu, aga mingil põhjusel see mitte, et see kuni 7 punktini, mitte, et kuni 7 punktini oleks mingi supermäng olnud, aga punktid kuidagi on 7 me oleme ära saanud ja siis nagu enam üldse ei saa. Siis läheb nagu lukku ära kõik asid. Aga okei, praegu on siin vastane 3 auku ära teinud. Näed, mis tähendab üks väga hea asetus. Ja täpselt, mis ma just ütlesin, näed, mis tähendab väga hea asetus. Nurgad paika ja no jällegi, millest ma just rääkisin. Millest ma just rääkisin ka. Ma ei tea, kas te silmanurgast nägite, Iisraeli vend pani sellise karu väntas sinna, et paha kohe hakkas. Kas me nüüd ei julge nüüd enam seda lööma minna. Me proovime seda lahti mängida. Vastastel on veel 2 kuuli käes. Ja panid siis sellise asetuse nüüd lõpuks. Ja kui jällegi tundus, et meil on kõik väga hea seis, siis nüüd see kuri küll, ta hüppas üle. Ei olnud paha, aga üle parkas ta. Suund ei olnud üldse paha ka. Okei. Seis on 2-0 ikkagi praegu ja vastastel on 2 kuuli käes. Ja meil on rohkem. Meil on ju 4 kuuli käes. No näidati ette, mis tegema peab. Piitamine! Kurat küll ei läinud jälle nappilt. Oi, kui ligidata läks see mööda. Ka tead. Nüüd võiks ikkagi maha tõmmata, ja pärast tuleb välja, et vaata, et oleks peanud kohe tõmbama, aga ma arvan, et jaa. Et võib-olla, me läksime seda hoidma, et äkki me hoiame seda snadi ikka väljakul, et vastasel on kuulid auti visatud, et äkki on võimalus siin rohkem punkte võtta. Aga vaatame, nüüd me peame ikka päeva lõpuks seda ründama minema. Vähemalt 1 kuuliga, vastastel on 2 kuuli veel käes. Et kui nüüd saaks väikse põske pista, on ikka? Okei. No ja seda oli arvata. Seda karta oli, et nii juhtub. Sellist Marksele liiga täpselt, liiga hästi oskas lüüa. Et oleks mööda löönud, oleks riivaka andnud, oleks hea anda, aga see oleks väga apteekri tähtsus on too. Ega midagi, 0 ring. Me juhime endiselt 2-0. Kuigi jällegi, nagu te siin nägite, see voor oli nagu lubas, et siit hakkab nagu midagi välja kooruma. Aga vastane pani super asetuse luku sinna. Ja oli jälle kõik, läks juba jälle vett vedama. Nii, et mõeldsite veel siis viimane välislähetus see aasta. Uuesti paneme kaamerad tööle 13. detsembril juba. Ma arvan kindlasti, ma ise tahan ka osaleda mängida, aga Viimsi petangihallis, aga ma arvan, et ma panen sealt ka kaamera tööle, aga see on juba siis meil kodukamarad. Ja olgu siis öeldud, et fun fact, kui mõni veel ei teadnud, et siit täpselt läheb, läks see natukene pikaks, ei jäänud seisma.
täpselt siit hallist on praegu Viimsi petangihalli on 2300 kilomeetrit, täpselt, punkt. Et ei ole palju maad. Et kohe, kui siin mängud läbi saab, kohe võtt, homme kodu ja lennuki peale ja kõik see mees harjutama Viimsi petangihalli. Väga hea asetuse pani jälle, aga ma arvan, me peaks seda lööma minema. Minu arvamus, et peaks seda lööma minema. Või me ei lähe seda lööma. Muidugi. Õige otsus. Come on. Lähme seda ära lööma, mis siis, et oma kuulen seal taga suuna peal, aga ta on, muidu me viskame kõik käed tühjaks siia, et proovime ikka seda ära saada seda. On ikka? Ui, kui nunnu, no. Selline nii hellalt. Aga ruumi tuli. Ruumi tuli. On. Aga jäi lühikseks või? Aga tuli. Või jäi esimeks? Tuli ikka. Noh, ei tulnud. Tahavad mõõta. Mõõdame. Mõõdame ära selle kuuli ükskord. Kui nüüd ainult linti oleks kellegil ka. Pole linti. Mees pole linti. Mehel pole linti. Nii, no see lint on nagu talle sabas olnud, nagu ma ei tea. Ja ongi nii, et vastaste kuul on peal ikkagi. Vastaste kuul on ikkagi peal, aga enda ligidalt ilusti. Just, täpselt. Mitte lükkama minna, aga asetada enda kuuli ligidalt. Ilmselgelt seal on vist äkki paarist millimeetrist kinni asi. Asetab sinna. Heal juhul on 2 peal, aga vaja oleks enda kuul natuke ära puudutada. Rõhksõnal puudutada. Ei tule. No ei, või tuli esimeseks üldse. Tuli esimeseks, aga vaata, ta ei läinud nagu üldse ligidalegi oma kuulile millegi pärast. Okei, no me saame veel ükskord teha seda. Me saame sama asja ükskord teha veel proovida oma kuuli ligidalt. Et selles suhtes on meil väga hea eeskuul seal, Karla kuul. Ja seis on 2-0, me juhime. Ja see on täitsa mööda. Ja meie kuulid on ees ju, need on head kuulid. Need eeskuulid on küll ka. Ja nüüd läheb vastaste lööja veel ükskord lööma. Ja siis peaks olema kuulid juba enam-vähem hakkama looma. Ei, veel ei ole veel. Vastastel on veel palju kuule. Okei, nüüd on see koht. Nüüd on see koht, kui oma kuuli juurest. Vastase lööjal kuulid otsas, come on nüüd. Asetab esimeseks, tuleb hea. Ei lähe pihta. No ta ei lähe pihta, aga esimeseks tuli.
aga päris kavalalt tuli esimeseks ja las ta olla seal esimene, seal ta on nüüd võimalikult kaugel, aga sellise tugevusega oleks jah, selle Karla kuulil pihta saanud, oleks meil 2 peal olnud, aga oleks, vahet pole. Vastastel on 3 kuuli käes, meil on veel 1 kuul käes. Aga meil on praegu peal. Nii, nüüd tegi sellise asja, et nüüd läksid 2 meie kuuli minekit. Enda ligidalt, Karla ligidalt. Come on nüüd. Moel või teisele vaja esimeseks saada. Come on. 1 on ka hea. Nüüd oleks õnnestumist vaja, seepärast tundub, et vastastel on... 1 on peal, 2 küll ei ole peal. Pihtamine, mööda läheb, pihta läheb. Ei, pikaks läks hoopis. Esimeseks tuli. Opa. Esimeseks tuli. Nii, vastastel on 2 kuuli käes. Ehk siis kui ta ka selle ära lööb, siis tal on viimase kuuliga vastaste mängil on ikka võimalik meie kuuli otsa koperdada, mis siin ees on. No, see oli täitsa mööda löök. See oli nagu jumala mööda löök. Ja nüüd ta läheb veel lööma. Ma ei tegi õige otsus. Seepärast, et mine sa siit asetama, koperdad veel meie kuuli otsa. Et on täiesti ohutu on lüüa. Läti mängib Walesiga siin kõrval meil. Opa, see oli ilus löök, aga üle läks napilt. Jäime jälle ellu, saime 1 punkti juurde. Kokku 3. 3-0. 3-0. Hästi napikalt läks üle. Selline tunne, et Perku kuul tõmbas pea alla, kui kuul tuli. Et ta täpselt üle läks. Aga löögil polnud viga muud iseenesest. Noh, come on, Karla. Hakkame nüüd snadis elama. Nii, 1 akupank, telefon saab tühjaks. Anname natuke kurtsu juurde. Nii. Iisraeli vend kõnnib siin lihtsalt üle platsi. Jaa, see on hea, vaat see on kena kuul ka. Meie oleme rõõmsad ka, see oli hea vise. Ungari tundub, et tegi lööja vahetuse. Et see nooremat sorti poiss vist enam ei usu enda siis. Oligi see sama. Päriselt või? See sama või? See heled poiss. See või? Vaat selline tase on meil vastased siin. Et see helepoiss, kes siin muidu lööja oli, nooremat sorti vend, see oli singlis saanud 8 sisse. Ja see, kes see mütsiga, tumeda mütsiga vend on. See vend oli kuradi MM-il tulistamises oli hõbemedali saanud. Vaat selline tase on meil siin vastas. See ei ole mingi Jommajo liiga. On küll hea, on hea küll ka. Jaa. Kita või lulli. Kita ulli ta nakkas pihta lüüme, üteldes meil Võromaal. Aga jaa, praegu nende lööjavahetuse õigustas endast iseenesest.
on küll, on, bueno, bueno, bueno! Hästi! Jaa, väga bien, võisk, hästi lõilis, midagi ei ole öelda. Okei, vastastel 3 kuuli, meil 3 kuuli. No kui meil saaks kogu aeg ligidale, siis no ma ei usu, et nad nüüd kõikidega nüüd jääksid. Come on, nüüd on vaja esimeks saada küll ka. No näiteks, aga näiteks palun. Lihtsalt suurepärane astus ka. Ohohoo, vaatame, kas ungarlastel on veel padruneid. Praegu on lõinud hästi. 3-3 on praegu löögid, millest 2 on retrot. Ja 4-4. 4-4. Nii. Kuule, aga nüüd on küll lööjatel kuulid osas. Kahjuks tal see karu jäi nii ligidale, et selles mõttes on natuke nüüd pahasti. Et oleks ta lihtsalt ära löönud, siis oleks olnud ruumi asetada ja oleks olnud nagu okei anda. Aga lootes, et vastaste 3. mängija nüüd ikkagi neid karusid nii palju ei lao. Okei, vastastel on 3 peal. Kaasa võta! Jah! Keerleb ja pöörleb ja keerutas ennast sinna ilusti seismisest. Nadi taha, väga super töö, vaatame nüüd. Kas ungarlased jätkavad sama hea hooga, nagu on siiamaani see vooru on löönud? Ega see midagi tagasi hoida neil ei ole. Mitte midagi neil tagasi hoida ei ole. Ungaril 2 kuuli käes. Marksil on 1 kuul. 3-0 me juhime. Assamait läks vist ka panema. Läks vist panema ja tegema asju tead, aga seekord läks ikkagi mingi 24,5 senti läks üle. Suund ei olnud paha iseenesest. Aga läheb veel lööma. Seepärast nendel on 3 peal, 3 järgmist. Palun. Ühesõnaga, selles mängus praegu on selline seis. Vastane lõi 6 kuuliga ja hetkel on seis 4 punkti peal. Ühega eksisid ja ühe löögiga eksisid ja ühe löögiga ei jäänud väljakule. Aga iseenesest, tase. See voor oli küll nüüd tase. Vaatame, kas Marks. Vastastel on praegu 4. Vastastel on praegu 4. Vastastel on 3. Vastastel on 2. Ja vastastel on 1. Okei. Hästi. Nautuke suri ära, aga ühe ikka said. Aga see oli kõva voor ka nende poolt. Hästi. Praegu lihtsalt vastane mängis väga hästi õnnestus. Siin oli... Jaa, super. Nad mängis väga hästi. Lihtsalt 4, jah? Ei. Jäi ligidale. Väga okei. Come on. Mark seletas täpselt ära, mis seis siin oli ja mis plaanid ja mis mõtted olid meestel. Kaamera on nüüd niimoodi, et ma olen täpselt selle viskaja taga, aga ma ei hakka siit kuhugi vist minema ka. Oi, see läks küll üle meetri nüüd pikaks, see läks üle meetri küll ka. See on 1,22,5 läks üle. 1,22,5, jah, täpselt, umbes täpselt läks pikaks. Vaatame, kas Karla võtab seda endale teadmiseks. Jaa. Come on, Karla. Seis on praegu 3-1.
suhteliselt pikk mäng, et siin selles mõttes, et võiks isegi ligidal asetada, oleks väga okei. Noh, see on väga hea kuul. See on juba väga hea kuul. See on juba väga hea kuul. Aga nad ei lähe seda lööma seekord. Nad lähevad asetama ja Karla kuul on seal ees, ilusti näete. Ja tuleb ja võtab kaasa ka, aga ikka läheb pikaks. Õnneks võttis küll Snadi vähe kaasa. Aga noh, natuke ikka piisavalt ruumi tegi natuke endale juurde, et järgmisel asetajal oleks parem asetada. Nii, okei. Seis on 3-1. Tuletame meelde. Viimane 5. mäng. Oi. Ja veeretaski kohale. Siit nüüd päris täpselt aru ei saa, kui palju ta sealt Snadist mööda läks, aga siit vaadates tundub, et päris hea, aga see võib olla ka petlik, et võib-olla ka on piisavalt ruumi. Üks mõte oleks muidugi ikkagi lööma minna kohe. Aga me läheme asetama sinna. Et võib-olla kui jääks lühikeseks, et kataks seda teed natuke ära ja siis saab järgmisega, kui tuleb veel hea teine näiteks, et siis on küll see löögi koht, et siis võiks küll Marks lööma minna. Come on, Karla! Karla mõtleb, Karla viskab ja viskab pikaks, täitsa pikaks, kõige pikemaks. Aga pikaks ei olnud küll mõtet visata praegu, aga mine tea, iseenesest jah, kui nüüd lööma minna, et kui siis mis siis saab veel. Praegu on 2-3 kuulid visatud. No millalgi me peaks vist ikka lööma minema või ootame. Või läheme jälle seda taktikat, et teeme ühe hea asetuse ära ja siis ootame jõe kaldal, kuni laibad vastu alla hakkavad ujuma, et mööda ujuma. Come on! Aga me seda ikkagi ootama siin midagi ei jää. Saaks selle kuidagi maha tõmmatud ära, oleks nagu okei. Kurat, kus oli kaar, lae alt läks see kuul ju. See kuul läks ju lae alt täitsa ju. Oi sa kurja, kus ma ei ole Marksil sellist kaart näinudki jupp aega. Ja ta lendas see kuul, kaua aega oli õhus tal. Ja alla ta kukkus ja täpselt pihta, et ohoh. Päriselt. See kuul lendas väga kaua aega. Paneb aga siit kuradi 2,5 meetri pealt paneb aga veerema selle kuuli ja kuul teeb ümber Snadi tiiru ja jääb Snadi kõrvale seisma. Nii, mis meil kuuli seis on? Vastastel peaks olema 2 kuuli. Ja meil peaks olema 3 kuuli käes. Et vaatame, kas nüüd Marks õnnestub. Ja. Bueno. Väga hästi visatud. Mitte nii suure kaarega, aga
aga ilusti, täpselt ilusti pihta, kõik hästi, all good, kuulid tasa. Näed, pole vaja midagi keerulist, lase taga siit muudkui ainult veerema ja no kuidas küll. Tundub ju, et ei ole siin ju midagi keerulist. Aga me peame seda lööma. Me peame seda lööma paraku. Come on, tuleb hästi. Oi, kais. Ma ju vaatasin, et ta ju kukub alla. Ka, aga ta ei kukkunud alla üldse, tead. Ossa säde, tead. Sellel oli kaart ja värki, vaatame, läheb veel lööma. Nüüd on mööda, nüüd on täitsa mööda. Nüüd sellest ei tulnud asja. Sellest enam asja ei saanud. Ai. Ja lähevad asetama ja jällegi tõenäoliselt ma arvan siia 3 meetri peal maha ja paneme veerema ja jõuame kohale. No mis siin keerulist on? Seis on 3-3. Tuletame siis meelde, et see on 5. mäng. Meil on praegu 2 kaotust, 2 võitu. Nagu ikka mõned võidud, mõned kaotused. Aga tundub, et ikkagi, kui me üldse mingi lootust peab olema, siis me peame selle mängu kuidagi ära võitma ja tundub, et ja ka siis päris kindel ikkagi ei ole. Aga noh, alustame sellest, et me peame selle võitma. See on tänase päeva viimane mäng. Siis kui kõik on mängud lõppenud, siis loetakse punktid, puhalsid ja muud loomad loetakse kokku. Ja siis selgub, kes on 9, kes on 10, kes 11 ja nii edasi. No tundub, et see väljak soosib niimoodi, et ei pea midagi üle mõtlema. Ei mingit vinti ega midagi, lase aga otse ainult minema ja ta peaks ilusti kohale veerema. Nüüd oleks õnnestumist vaja jällegi. Ja okei, jäi ka esimeseks. Nimetame seda eksimuseks ja see oleks nüüd vaja hädavajalik ära kasutada kohe. Come on, Karla! Ich will lieber komplizieren. Ich bin ganz ehrlich. Bueno.
coffee. Oota. Okei. Veel on nüüd vaja. Nüüd on veel vaja. Läti võitis Walesi. Tundub, et 13-2 võitsid. Väga hea. Ei ole paha üldse. Ei ole üldse paha, lasta olla seal. Tundub, et lähevad jälle lõpuni lööma. Meil on 2 kuuli käes. Vastastel on 3 kuuli käes. Okei. No ei see mida. Hea oleks, kui nad saaks selle paari ligidale kuidagi esimeks võib-olla isegi või vahet ei ole, snatti. Kui saaks natti, sellepärast, et mine snadi lööma, siis taga need 2 täikivat on siin ju martsikuulid. Paneb snatti! On. Okei, ma juba vaatasin, et äkki läheb mööda, aga ei läinud mööda ka. Kratsis täpselt ära, et on neil 2 peal vastastel. See on hea kuul. Hästi pandud. Väga hea kuul. Viimane kuul. Okei, ja nad löövad hästi. Siit nad said 2 punkti. 2 punkti. Okei. Seis on 3-5. Me ootame seda hetki, kui nad eksima hakkavad, auke tegema. Seis on 3-5. Praegu vastane elab oma heade löökide najal. Come on, Karla.
Bueno. Ja ütleme nii, et ütleme, mis me ütleme, et ausalt öeldes möödalööki oodates möödalööki üks kirjanduslik see asi oli. Oota, üle läks. Et oodates Godot, kõik väga hästi teame, aga seal oli see jama, et seda Godot ei tulludki. Kõik me teame seda tükki küll väga hästi. Aga see selleks. Meie jõudsime selle möödalöögi ära oodata. Nii. Läheb teine löögikuul lendu. Vaatame. Ja ütleme, need identne vise oli. Täpselt samasse auku, täpselt kuuli taha. Täpselt mööda, ütleme, nagu öeldakse. Ja nüüd nad enam ei julgegi lüüa või? Mis sai julgusest? Mis julgusega sai? Või lähevad ikka lööma? Ei, nüüd sai julgus täitsa otsa. Okei. All good? Free one? Sotimees, habe, meie hea vana habe, ütles, et ka, et millegi pärast nad, et opa, no näed, see alati ka see jala pealt veeretamine ei ole nii. Et ei saanudki, said 2 võitu kirja, et kuigi tundus, et nad ju siit Ukraina mängu vastu, kui nad mängisid, see võit oli küll neil väga muljet avaldav, mis asetused ja mis löögid, kui ma kõrvalt ühe silmaga nägin. Aga nüüd ta ütles, et ma küsisin, kas all good, ütles, et ei ole kõik all good, et 2 võitu jäi nende kaukasse. Aga too iseenesest on halb ju. No vaata, no see ei ole ju see mäng ju. See ei ole see mäng ju. Ta viskas praegu seda kuuli niimoodi, et ei kuulnudki. Ta pani nii madalalt, pani veerema selle siia jala peale. See on mingi teine mäng, selle mängu nimi, et päriselt ka, aga noh. Kes olen mina siin kommenteerima või kritiseerima. Pani suht kohta hea asetuse, nende parima asetuse sinna kõrvale. Kuulid on nendele otsas. Me ühe kuuliga võtsime nüüd, nii, vaatame nüüd. Me võtsime ühe kuuliga, võtsime käed tühjaks. Vaatame, kas me saame siit midagi juurde. Seis on 3-5. Come on, Karla. No ta tuli ja ta tuli äkki tuli kolmandaks või? Come on. Naksa ära too sealt ja ongi korras. Ale. Tuli selline. Vaja oleks. Jawohl! Nii. Menetleme. Ei midagi, ärme nüüd enam rohkem, ärme lähe lööma. Esialgu.
nüüd me igaks üks mõõdame. Noh, kui midagi muud, kui nüüd üks juurde ei tulnud, siis vähemalt ruumi tuli küll, see on nüüd selge. Et me lõime kõige nende Tuli ära või? 2 peale? Ongi. Kuulge kõik sõnumit. Kuulge kõik rõõmusõnumit. Marksi kuuli 4. Nüüd me läheme seda kuuli sealt ründame ja meil on kohe üks juures. Ja ruumi 1 miljon. Peaasi, et nüüd üle ei mõtle. Come on, Marks. Löö ta lihtsalt ära, sa ei pea praegu ise jääma, come on. Kui see löök nüüd välja tuleb, siis me küll kimpu jää. Kratsis ära ju! Bueno! Nii. Kasutame nüüd ära. Fookus. Come on. On ikka? Ai, aga snadi liikus. Aga ei ole hullu, snadi liikus väga vähe. Väga okei. See on täitsa okei. See on täiesti okei. Ja, ma ei taha midagi... Ma ei taha midagi öelda, aga me võtsime 5 punkti siit. Me võtsime 5 punkti siit. Bueno. Seda oli vajalik, see oli siia vahelduseks. Vahelduseks midagi tummisemaks ka. Ja tablool on seis 8-5, kui ma nüüd õieti rehkendamist oskan. Jah, oskan. Kõik õige. 8-5. Nüüd ei tohi enam tagasi selja taha vaadata. Come on, Karla! Ja. No ja. Kohe saame teha, kas hea on hea või hea on halb. Või mis mäng siin on praegu käsil. Praegu on hea. Kohe saame teada, kas hea on halb. Aga super. Siit tuleb enesekindlust meestele juurde sellised asetused, see on väga okei. Nii. MM-i teine läheb lööma. Kuule, see mees on täitsa närvis juba, ütleme nii. No ta võiks tegelikult olla ju tegelikult. Praegu on ta 3 auku järjest teinud, kuigi napikalt ta on mööda läinud, aga 3 auku on tõsiasi. Aga mis meil selle vastu saab olla?
Snadi jäid väljakule, see on väga hea, see on väga okei, see on täitsa okei. Üllatav, et see, kuidas ta nüüd niimoodi läks. Kuul oli ju Snadis kinni. Ja lõi natuke üle kuuli ja riivakak oli hoopis tagasi pigem. Et nii, okei, all good. See tuli esimeseks ka. Seda me lähme kõrvaldame kohe. Kohe. Immediately. Come on, Marks. Olla. Ma ütleks, et bueno oli see vise tead. Vajalik. Assa vana pagan küll pääsisid ära praegu. Praegu pääsisid ära napilt, tead. Aga ei see midagi ei ole teha. Hea löök oli. No siis, mis see Marks pani sinna siis nii ligitali, jättis oma karud. Teinud mingi lihtsamat sorti jätu kuhugi, tead. Ei, tal on vaja karu teha kohe sinna Snadi kõrvale. Okei, see läbi huumoriprisma. Kõik on väga super praegu. Need on küll pikk mäng. Alla 10 nad lugesid. Vist kokku said 9.67,5. Nii umbes ma siit silma järgi arvan, täpsemalt ei oska öelda, tõsi. Aga kusagil nii ta peaks olema see kaugus. Okei. Vaja oleks õnnestumist kohe. Ja seis on 8-5 praegu juhime. Come on, Karla! Hästi! 7:20 on mängu lõpuni. Neid oled. Täitsa lühike. Aga teate, head sõbrad, et nüüd on akupank täitsa tühi. Mul ei ole õrna nõuga, palju siin voolu mul on. Telefonist nimelt. Ma ei näe ka seda. Ja see on ka lühike. See on täitsa lühike. Aga nüüd ma teen ühe sellise viguri, et siin võib juhtuda, et hääl kaob ära. Aga keegi võib kirjutada, kas kaob hääl ära või ei kao ära. Ossa mait küll. Siin pandi, ütleme nii, et Lototron pandi tööle. Lototron pandi kohe tööle. Ja esimeseks ta ära ludrutas, tead.
kas nüüd häält on kuulda või ei ole. Vähemalt pilt on, seda ma näen. Kui ka häält ei ole, siis ei ole ka sellest lugu, sellepärast et üks pilt on rohkem väärt kui 100 sõna. Läks kavalalt või mitte kavalalt, aga täpselt õige põsega läks ja põrkas ennast sisse see vastase kuul sinna. Aga pikk mäng, et nüüd oleks vaja. Hääl on, all good, hästi Aimar. Väga okei, väga okei. Maime ütleb ka, et on väga tublid. Te olete kõik väga tublid ja seal kodus vaatate ja jälgite seda mängu. Pikk päev on meil kõigi selja taga olnud. Meil on väga pikk päev selja taga olnud. Me oleme lõpusirgele jõudnud. Mine pihta! Vabandust, nüüd ma karjusin mis liiga kõvasti. Sorry. Sa kuri küll. Kutsutakse arbiitrid sinna vaatama, et ei ole mõtet üldse siin nusperdada, kuigi nad mõõdavad ise ka veel. Mulle tundus, et ta oleks võinud ju jääda sinna punktiks ja Karla kuul, aga kas ta nüüd läks natuke pikaks? Või tõesti ei läinud? Või ta ikkagi läks? Või siiski ei läinud? Või ikkagi läks? Ja ta ikkagi läks. Ta läks napilt pikaks, et arbiiter sai vale häire. Meil on 4 kuuli, vastastel on jumal teab palju, 2 või 3. 2 on vähemalt. Come on, Marks. Me läheme seda kuuli lööma ja see kuul on kaugel. See kuul on kaugel. No umbes, ma arvan, silma järgi see kuuli kaugus, mida minnakse lööma praegu on 983,3 ja me läheme seda lööma. Ossa pagan küll, no andke andeks, no palun vabandust, et nüüd on nagu küll oi. Marks läks tööma, no küll ta ikka lõi seda ja ta lõi enda kuuli, meie kuulile pani karud, et ja siin lihtsalt veeretakse lukud, värgid sinna sisse veel. Oi. Seal on ruumi veel on. Sinna mahub veel palju kuule. Come on! Ei saatana raisk. Ei olnud seal enam midagi pehmet, mis hoogu kinni oleks võtnud. Meie visketehnika on hoopis teistmoodi, kuidas need viskavad siin teised. Meiega paneme natuke kaartu ja maandame natuke kaugemale. Vastased viskavad nii madalalt, et isegi ei kuule kuuli maandumise häält. Ja veeretavad lihtsalt kohale. Äkki nüüd jääb seisma. 1,5 minutit on mängu lõpuni. Ei, sisse mine. No kas nüüd ka ei ole või? Ja jälle ei ole või? Ja jälle ei ole. Nüüd oli küll kuul. Vise oli täitsa mööda põrkas ära, aga ikkagi väikse rikossetiga tekkis mingi võimalus, et äkki, aga kahjuks seda ei juhtunud. Meil on nüüd 2. ja 3. ja meil on tükki isegi 4.
aga no ma ei tea, ja vastastel on 2 kuuli ju käes. Kui nüüd asetada ja jääks siia ette kuidagi. Kui nüüd snadi ette jääks kuidagi asetus oleks hea. Suund kinni natukene. Kuigi nad saavad ise ka ju lükata meie snadi meie kuuli juurde põhimõtteliselt. Come on, Marks! Ei lähe. Ja ikka läheb pikaks. Teeme ikka pikaks. Ikka pikaks, nüüd on vastastel kiire, seepärast, et 15 sekundit lõpuni. Nad peavad ruttu 2 viset ära tegema, et saada 3 vooru veel. Tahavad nad saada ka. No see oli täitsa Viidemanni läks see vise. Ja 4, 3, 2, 1. Viimasel sekundil ja pani punktiks. Viimasel sekundil pani punktiks. Kuigi kuul ei olnud veel seisma jäänud. Kuul ei olnud seisma jäänud, kui vile käis, aga visatud ta oli. Nii et ühesõnaga tuleb vist, ma saan aru, 3 vooru ja 2 punkti nad siit ikkagi ära peenitest välja. Pagan küll nüüd, noh. 8-7. Vastased tegid vahetuse. Selline poolemene asutus. Midagi mingit maailma muutvat asi see ei ole. Ruumi nagu jäi, snadi on vaba. Come on, Karla! Hästi! Ütleme nii, et kui ta oleks olnud sama palju ette jäänud, siis ta oleks kindlasti lööma. Nüüd korraks mõtlesid, et kas minna lööma või ikka asetama, aga ei, lähevad ikka lööma. Nii. Nüüd on meil ülekuulid. Nüüd on meil kindlasti ülekuul. Vaatame nüüd. Otsustavad hetked on kätte jõudnud ka. Et nad jõudsid ennast selle viski ära teha enne, et nüüd saab ühesõnaga siis see voor ja siis veel 2 nadivooru, kui vaja on. Ja läks pikaks. Küll see plaan tal oli äkki lukku mängida, aga ja nüüd seal oli sul kivid, et niikuinii. Okei. Mis nad nüüd teevad? Neil ei ole nagu väga head asetust praegu platsi peal. No vaadake seda viset nüüd.
selle väljak täitsa lubab niimoodi madalalt kuradi pandasid lihtsalt rahulikult veerema ilma mingisuguste vindi ega indi, mitte midagi teeb. Jah, näe. Nägid? Täpselt nii see on. Midagi siin keerulist ei ole, ei mingit kive ega mitte midagi teeb. Come on, Marks! Läks natuke hanitama, ei läinud korralikult ründama seda kooli ja kohe oli tulemus käes. Come on, Marks! Jah, noh, töö tegi ära ju. Töö tegi ju ära. Hästi. Meil on ju endiselt 3 kuuli käes ja vastastel on 2 kuuli käes, nii et noh, häda miskit. Ja nüüd te näete jälle seda huvitavat asetust. Väga huvitav asetus tuleb jällegi ja vaatame, kas veereb jälle ilusti kohale. Näe. Ja tuli jälle kohale. Ei peagi seda kuuli tõstma sinna üldse, lased lihtsalt mingi 20 sentimeetri kõrguselt maandata sinna maha ja nüüd oleks vaja õnnestumist ka. Türi ja Paide Viljandi, ma räägin sulle. Türi ja Paide Viljandi. Meil on kuule 2, vastastel on kuule 1. Äkki peaks ikka lööma minema. Äkki peaks lööma. Äkki peaks pihta lööma. Aga nüüd jäi kätte kinni. No, ma nägin, et tal jäi kätte kinni. Arvan, et nüüd ei saa lüüa enam. Sellepärast, et nendel on 3. ja 4. ja nüüd peab ühe väga hea astus tegema. Ja mitte lihtsalt asatuse, nüüd peab teiseks viskama. Või 3. Ja soovitatavad mitte enda kuuli lukku, mitte enda kuuliga kinni panda, sellepärast, et nad lähevad siis ikka lööma. Et vastasele ei jääks seda võimalust, et saab ühe kuuliga 2 kuuli minema lüüa. Ja seis on 8-7. Come on, Karla nüüd. Okei, see on teine, see on 3. Meil on teine 3. Väga hästi, et ei ole ühe suuna peale värkida. Et ei juhtu siin ühe kuuli löögiga, et mõlemad minema ei lähe ja nad lähevad asetama. Ja seis on 8-7, me hetkel veel juhime, aga siit on vastastel juba 1 punkt käes. Ja tuleb ka teine. Tuli ka teine. Ungari läks juhtima 9-8. Aga 2 vooru veel, vaatame, kas nende kiirustamine siin võib olla, et endale tulistasid põlve võib-olla. Sellepärast, et praegu nad läksid juhtima ja kui oleks nad mitte kiirustanud, oleks praegu hakanud viimane snadivoor, aga praegu hakkab alles veel eelviimane, et ühesõnaga 2 snadi veel on õhus.
Allez. Concentra e andare dentro. No pagan, no nüüd ta ju eksis ju. Nüüd oleks vaja see ära kasutada kohe risk. Ja hästi kohe ära kasutada. Come on, tuleb hea! Он носит домой уже, короче. Kuule te, see vend lõi jälle mööda. Ja Marksi uskudes siis ta ütles, et tulistamise MM-il sai see vend, oli finaalis ja sai MM-il tulistamises sai hõbemedali, nii et olgu siin korra kohal veel ära märgitud. Aga eksivad ka nemad. Ei ole nii sama lihtne see asi. Mine sinna, assa pagana küll. Oleks veel sinna lukku ka veel jäänud, aga vahet ei ole, täitsa vahet ei ole. Võib-olla isegi nii parem, seepärast, et nüüd on meie ise, me saame ise dikteerida olukorda, paneme selle kuuli sinna, kus tahame. Muidu nad oleks ise läinud viskama kohe ja oleks meil midagi siin ette pandud midagi. Ei, see on hea, las ta olla nii praegu. Vastased on 3 kuuli visand, me oleme 1 kuuli visand. Kõik on hästi praegu. Ja see on eelviimane snadivoor ja vastane juhib 9 ja meil on 8. Come on, Karla! Nüüd võib-olla tõesti väga snatti kohe kinni panda, võib-olla et ei ole mõtet päris snatti kinni panda. Et hoiaks selle snadi ikkagi esialgu väljakul. Oi, meidei, okei, võib-olla oli jällegi jumal teab. Aga ma ütlen, et ma kardan seda heleda juustega seda noort meest ungarlastel. See ennest veeretas siia nagu sääre pealt pani minema ja veeretas kohale need asjad. Et seda me peaks kartma. No nüüd pani jälle kavalaviske see ka. Omakorda kavalvise. Aga ei, selles mõttes on okei. Me peame nüüd esimeks saama, et see heleda peaga poissi ei saaks nagu veeretama minna asetama. Me peame ta lööma saama. Asetame! Kuigi meil kuuli jaguks nagu ka löögiks kõiki 3 kuuli lüüa, aga ma arvan, me peame selle lööma saama selle venna. Meil on 4 kuuli, vastastel on 2 kuuli. Jaguks nagu löökidega ka, aga ruumi on. Paneme sinna esimeseks ja paneme vastase lööma. Paneme surve alla vastase. Ja on hea ka! See on väga hea ka!
see on selles mõttes väga hea, et tal on ruumi, kui ta nüüd läheks lööma, et kui ta eesküll, et ta ei saa sinna väga jääda, kui nüüd retro ei tule, aga ta läheb vastama. No muidugi ta jättis nüüd piisavalt ruumi veeretamise jaoks, ja tagakuul, et kui ta sinna luku saab veeretada, siis on jälle omakorda paha, aga ei ole hullu midagi. Praegu on vastane ringis, nii kaua on kõik hästi. Ohohoo, ikka viimaste hetkedeni käivad need mängud siin. No see on pikk ju. See on pikk ju. See on lihtsalt väga pikk ju. Okei, ja meil on endiselt 4 kuuli käes. Meil on endiselt 4 kuuli käes. Ei ole ikka ju. See ei ole üldse ju. See ei ole isegi ees ju. See ei tohiks üldse aastastamist segada, aga mitte miskit. Come on nüüd. Fookus nüüd. Mis ma siin oskan öelda muud? Mis ma siin muud oskan öelda? Ohohoo, laud on nagu kaetud. Võtame siit nüüd mõne punkti juurde. Siit palun, Liis. Oota, kas... meil on siis ikkagi 3 kuuli või? Kuidas siis niimoodi? Ma lugesin jälle midagi valesti. Miks Jaril on need 1 kuul käes? Jaa, nagu mõõdetud. Väga hästi, 2 on number ka. Jaril ei olegi rohkem kuuli või? Kas Jaril rohkem kuuli ei ole või? Kurb. Okei, Marksil on kuule, see on hea. Ma arvan, et siit oleks vaja lisa saada, siit oleks vaja hädasti lisa saada nendele 2, mis praegu juba on. Come on. Come on. On ikka ka! See on ju punkt ju. Ja me saame kollase kaardi praegu aja eest. Aga no vahet ei ole, me võtame selle rahulikult vastu. Kõik said kollase kaardi. Come on. Fookus, veel. 3 on peal praegu. No viimased nõksud, mis ta tegi? Ei tulnud. Kõik ütlevad, et ei tulnud. Kõik ütlevad, et ei tulnud. Kõik ütlesid, et ei tulnud ja nad jäid uskuma, et ei tulnud. Aga 3 on number. Ja nüüd on viimane snadivoor. Ja see on viimane snadivoor ja loodame, et siin midagi nüüd, kui nüüd viiki kusagilt ei tule mingi nipiga, siis et see on siis selle võistluse viimane snadi. Pikk päev on selja taga ja me surusime nüüd ennast läbi, ma ei tea mille. Nüüd me läheme snadi piiri mängima. Okei, ei ole paha vist. Come on, Karlo! 1 on kohe hea. Nüüd on see, kus hea on hea ja halb on halb.
arusaadav, kõik õige. Kõik õige. Aga võtame 3 vastu ja oleme head. Tõsi, et oleks siin praegu oleks meil 12 punkti koos, siis oleks nagu väga maitsev seisund, aga ei ole hullu. 11-9 juhime. 11-9 juhime. Õhus on pingest paks. Jääs seisma. No okei, läks natuke pikaks. Okei, las ta olla. Mis sa ära teed? Siin oleks vaja snadi ette saada. Snadi ette oleks vaja siin saada. Siin on võru sõna. Ja on jälle kõik hästi. Ma mõtlen, et meie peaks sinna saama, mitte vastased. Kuigi kui vastased saavad snatti täpselt kinni. Marks läheb lööma, läheb snadi õue, on jälle hästi. Vaatame, mida vastane välja mõtleb. Mõtles niimoodi, et pani lihtsalt esimeseks. Ma arvan, et seda me peaks asetama. Ma lihtsalt praegu arvan, et lihtsalt lambist, et me peaks seda praegu asetama. Ja snadi ees on hea. Come on! Lukud, särgid on ka head. Ja, väga hea kuul. Aga ta on ikka väga hea kuul. Aga lühikene. Väga lühikene. Mitte väga lühike, aga ei ole pahavisi. Mõõtke! Ja sa pead ennem ise mõõtma, sa istud kohta. Nii mõttekoht nüüd, mis nüüd teha, kas minna lööma või asetama. Nii, me lähme lööma seda. Me lähme seda lihtsalt ära lööma. Come on, Marks! Marksi kuulja oli täpselt, nagu te nägite. Oi, vittu õue läheb see. Kuule, aga nüüd on meil pahandus ju. Nüüd on meil probleem. Nüüd on meil probleem natukene. Ei, löök ei ole hea. Oi. Töötab.
kahju, et ta ei läinud kolmandaks, kahju, et ta ei läinud kolmandaks. Okei, meil on veel kuul käes, nüüd nad lähevad lööma, et võib-olla kui nüüd Snadi läheb õue, see sobiks meile. MM-i teine. MM-i teine. Kahju, nüüd on ikka väga kahju, et see Martsil löödud kuul, et see nüüd ei läinud tõesti kolmandaks, aga no vahet ei ole. Super. Ei ole super. On ja nüüd on okei. Ei jäänud päris natti. Ei jäänud päris natti. Ei pruugi Snadi õue minna. Ei pruugi. Ei, ta ei pruugi välja minna. Ma räägin. 3 kuuli on käes. 3 kuuli on käes. No siis. Ma ütlen teile, et mäng on läbi siis, kui mäng on läbi, ma räägin teile. Mäng on siis läbi, kui mäng on läbi. Nüüd, kus Nadi õue läheb, on väga hea. Mööda läheb, on jälle väga hea. Aga kui pihta läheb ja sinna isegi jääb, midagi ei ole hullu, mitte midagi ei ole hullu, see on, kõik on praegu okei veel. Me elame veel, me elame hästi. Kõikidele pealtvaatajale pühendusega, nagu oli see Füür Elise, siis see mäng on kõikidele, pühendame selle mängu kõikidele tänastele pealtvaatajatele, kes on seda meid täna vaadanud ja jälginud ja kaasa elanud. Nüüd on otsustada hetked, vastastel 2 kuuli käes, meil on 1 punkt peal. Ma räägin teile, et see mäng, nüüd ta peab tegema karu sinna. Ta peab tegema karu sinna, et saada 2 punkti, et saada viik, seepärast, et 11-9 me juhime. Ja muud varianti ma siin ei näe. Ma muud varianti siin ei näe, sõbrad. Ma lihtsalt muud varianti siin praegu ei näe. Juris ütles, et ärgu ma häält tõstku, aga ma ei tõsta ka, seepärast, et no me ju kõik teadsime, et me võidame. Me ju kõik teadsime, et me võidame selle mängu. Oleme ausad. Vaata, meie mehed vaatavad seal korras. No nii, sõbrad. Nüüd meie poolt on kõik tehtud, nüüd jääb ainult kohtunikele üle punkte ja asju lugeda, et vaatame. Nii et meie poolt nüüd on siis kõik tehtud tõesti, et saldoks jäi meil 2 kaotust ja 3 võitu. Päris kindel veel ei ole, kas me ikkagi sellega Marjamaale pääseme, aga
no tahaks ju loota, võiks ju olla niimoodi küll, nagu me hommikul rääkisime, kuidas me siis nii valesti teadsime kõiki asju siin. Et vaata, kus me tegime hea mängu võrreldes kogu selle päevaga, see viimase level oli täiesti midagi teist. no täpselt, noh. See viimase mängu level oli täiesti Kui vastane on tugev, siis tuleb endal ka nagu mängud kuidagi paremini välja. me pääsesime nagu 2 korda, kui mõtleme see viimane mäng. See oli kõva. Kogu selle korrektuuriga. Vaata, kui nad 6 kuuliga lõid, et 4 jäid, täpselt. Kahe pealt võitlesime. Need vennad läksid hulluks. Jah. Ja ma ütlesin ka enda poistele, et kuule, mängime natuke pikemat mängu. Kui ma saan 2 tihti, nad saavad 4 tihti, need hullust jäävad. Ja ühel hetkel sul ei piisa. Ei piisa, kuulid saad otsa. Mängisime 6 kuuliga, nad jäid 2-ga, ma jäin kaugemale. Nüüd võtavad 6 kuud. Ja sellel hetkel sa ei tohi nagu lõud alla, sa pead mõtlema, on siin, paneme. Taktikast mõtleme ümber, mängime pikemat mängu, paneme järjest lähedale, tuleb, siis nad ei saa sellist tööd. Täpselt. Miks sa maailma teeme, teeme nagu Jah. mis 8 odas, kui on kõvad vennad. Ja need ei ole seal mingid ja need ei ole mingid jommajooliga mehed, need on ikka kuradi mängumehed. Aga tundub, et Eesti poisid on ikka kõvemad. Protokoll ju ei valeta. Pink ka toetas meid kõvasti ja kõik on hästi. Ära tegime, aega tegime ära. Jah, ei tea mida, see selgub hiljem natuke, aga tulemusi me anname teada, kas siis meil natuke aja pärast, kas sellest oli tolku või ei olnud, aga mäng veel käib, et üks mäng veel isegi käib, et me ei olnud isegi seekord viimased. Kõik käivad õnnitlemas, et meie mäng üllatus, seekord ei olnud viimane. Holland mängib seal Andorraga, aga ma panen praegu seisma ja siis anname jooksvalt teada, et kas meil oli sellest 3 võidust piisav või mitte. Aga veel kord täname teid vaatamast ja kuulamast ja kaasa olemast. Moens TV selleks aastaks oma väliskommenteeringu lõpetab, aga kõik tuleme ise mängima, kõik said kindlasti innustust nendest sooritustest ja värkidest siin, et 13. detsembri kohtume kõigiga, kohtume Viimsi Betangihallis, kus saate igaüks ka ennast ise proovile panda ja paremaid tulemusi teha. Ja näed siin, Eesti, need Läti kaverid tulevad, ütlevad. Bravo. No, bravo. Не знаем еще, хватит или нет здесь. Неважно, выиграли, важно. Okei. Пройдете, неважно. Okei. Aga kõike head teile siis praegu ja anname siis teada teile, mis siis päriselt sai. Moens.